Kaisamoor on vana Norra tuuletroll ja ta on ehitatud tuulise ja tormise Põhjamere jaoks 39. aastal Haugesundis. Sõja ajal töötas Briti mereväe käsutuses ja vedas Norrast välja juute ja täitis muid operatsioone. Tõenäoliselt, kuna ta on puulaev, seega miinikindel, eks siis sõjamehed teda kasutasid sihtotstarbeliselt. Sellest perioodist väga palju rohkem teada ei ole, aga pärast sõda läks ta tööle Lofootidele ehk siis kaugele põhja ja töötas seal kaubalaevana kuni 70. aastate lõpuni, väga pikalt tegelikult. Siis ta läks Saksamaale, Saksa lipu alla ja sealt edasi läks tööle Hispaaniasse, seda siis juba turistide veo peale. Ja viimased 10 aastat on tal nüüd olnud Lübecki muuseumsadama eksponaat, sõitev eksponaat, mitte seisev ja sõitva laevana on ta kogu aeg ka töötanud. Ehk siis nagu ilusasti öeldakse, et mehed ja laevad mädanevad ainult sadamas. Tegemist on kuunariga, mida see tähendab? See tähendab kahveltaglasega laeva. Kui nüüd väga täpne olla tehniliselt, siis tegemist on praamseilkuunariga. Ehk siis ta ei ole ainult kahveltaglasega, aga tal on ka krootmastis on tal ka raapuri, ehk siis praamuri. Millised on edasised plaanid selle laevaga? Nüüd see nädalavahetus ja järgmine nädalavahetus, ehk siis maikuu nädalavahetused me oleme Tallinnas lennusadamas avatud rahvale uudistamiseks, teeme ka väikseid sõite merele ja teeme ka lastele pipisõite. Ja siis edasi hakkavad juba tulema erinevad festivalid ja sõidud ja ülesanded, mida me siis peame täitma. Suvi on tihe. Palju see laev rahvast peale võtab? 50. Vaene vana Kaljasiiris on Sõrul jätkuvas remondis, aga tegelik olukord on selline, et kui me hakkasime teda remontima, siis selgus, et see ei ole mitte enam remont, vaid see on tegelikult uue laeva ehitus. Ja mis oli selle laeva sellisesse olukorda viinud, oli eelmiste omanike poolt klaasplasti kasutamine, mis on puitu ikkagi nii palju mäendanud, et seda enam peatada ei ole olnud võimalik ja ma ei ole kindel, et me seda laeva taastada suudame. Kahjuks.